Ameerika Ühendriigid vabastavad $20 miljardit külmutatud Iraani varasid vastutasuks selle eest, et Iraan lubab loobuda rikastatud uraani varudest. Kuid samal ajal nõustus Donald Trump ootamatult sellega, et Iraan säilitab oma tuumaprogrammi. Ilmusid üksikasjad USA ja Iraani vahelisest kokkuleppest, millega nõustus Donald Trumpi administratsioon. Veelgi enam, USA nõustub kokkuleppega, mis vaid peatab, kuid ei demonteeri ega likvideeri täielikult Iraani tuumaprogrammi. Vastuseks avas Iraan täna, nagu te teate, taas Hormuzi väina, kuigi tuletan meelde, et enne sõda ei olnud see suletud. Ja nüüd kinnitavad analüütikud, et pärast sellist kokkulepet ootab Trumpi ees kriitikatulv nende ameeriklaste poolt, kes toetavad rangemat joont. Eelkõige on need niinimetatud kullid vabariikliku partei sees. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne alustamist pange like, tellige kanal ja jätke selle video alla oma kommentaar. Ja tellige minu Telegrami kanal Petši News, link on kirjelduses. Ameerika ametnike andmetel, kes osalevad läbirääkimistel, peavad USA ja Iraan praegu läbirääkimisi 3-leheküljelise sõja lõpetamise plaani üle. Üks arutatavatest punktidest on see, et USA vabastab $20 miljardit külmutatud Iraani vahendeid vastutasuks Iraani loobumise eest rikastatud uraani varudest. Sisuliselt pakub USA rikastatud uraani välja osta $200 miljardit sularaha eest. Nagu Valges Majas varem öeldi, on sel nädalal läbirääkimistel täheldatud stabiilset edasiminekut, kuigi olulised erimeelsused püsivad siiski endiselt. Kuid oluline on meeles pidada, et sellistel tingimustel sõlmitud kokkuleppe lõpetaks küll sõja, kuid võib potentsiaalselt esile kutsuda negatiivse reaktsiooni Iraani suhtes karmimat joont pooldavate isikute seas. Lõppude lõpuks on ka Trump ise sõja ajal ja enne seda öelnud üleliia palju ning kinnitanud, et ta aktsepteerib ainult Iraani kapituleerumist. Tuletage meelde, ta ütles, et ta aktsepteerib ainult kapituleerumist, Iraani tingimusteta kapituleerumist. Samuti kritiseeris ta Barack Obama tuumalepet, kuigi nüüd on ta valmis pakkuma Iraanile tehingut, mis on USA'le veelgi ebasoodsam. Neljapäeval teatas Trump, et Ameerika ja Iraani läbirääkijad kohtuvad tõenäoliselt sel nädalavahetusel teiseks läbirääkimiste vooruks, et proovida kokkuleppele jõuda. Tõenäoliselt toimuvad need läbirääkimised pühapäeval Islamabadis. Ja just sellise info taustal Iraani varade $20 miljardit ulatuses külmutamise lõpetamisest, Iraan teatas täna Hormuzi väina avamisest kõigile kaubalaevadele. Kuid USA ei lõpeta oma blokaadi enne kokkuleppe sõlmimist. Nagu Valges Majas öeldi, on Trumpi administratsiooni üks peamisi prioriteete tagada, et Iraan ei pääseks ligi oma rikastatud uraani varudele, mis ulatuvad peaaegu 2 tonnini ehk 2000 kilogrammini ja on maetud tema maa-alustesse tuumarajatistesse. Sealhulgas ka 450 kilogrammi rikastatud uraani, mille puhtus on kuni 60%, mis on väga lähedal relva kvaliteedile. Iraanlased vajavad samal ajal raha, eriti pärast kurnavat sõda ja nende naftaekspordi blokaadi. Praegu peavad pooled läbirääkimisi selle üle, mis saab kogutud uraanivarudest ja milline osa Iraani varadest vabastatakse. Nad arutavad ka tingimusi, mille alusel Iraan saab neid raha kasutada, ehk siis varad vabastatakse, kuid määratakse ka, kuhu need kogutakse. Ja teate, siin tahaks kohe meenutada, kui valjuhäälselt Donald Trump kritiseeris Barack Obama administratsiooni, kui viimane 2015 aastal vabastas $400 miljonit Iraani varasid. Tollal oli see Donald Trumpi arvates probleem. Nüüd aga sama Trumpi arvates pole see üldse probleem. Aga see pole veel kõik. Allikate kinnitusel olid USA varasemates läbirääkimiste etappides valmis eraldama Iraanile $6 miljardit toiduainete, ravimite ja teiste humanitaarsete kaupade ostmiseks. Iraanlased nõudsid $27 miljardit. Ja viimaste andmete kohaselt, mida arutavad USA ja Iraan, on summa $20 miljardit. See tähendab, et rohkem järeleandmisi tegi just Trump, mitte Iraani režiim. Ehk siis veel kord, USA ütleb alguses, et me vabastame $6 miljardit. Iraanlased ütlevad ei, 27. 20.
ja siin pole ka veel kõik lõplikult otsustatud, sest samal ajal palusid USA Iraanil nõustuda kõigi oma tuumamaterjalide saatmisega USA territooriumile. Samal ajal nõustusid iraanlased ainult nende niinimetatud segamisega riigi sees. Asi on selles, et Iraan on valmis ainult madala ja kõrge rikastusega uraani segama. Et niimoodi vabaneda 60% ulatuses rikastatud uraanist, kuid anda seda ameeriklastele, ja siin tuleb veel üks šokk. Kompromissettepaneku raames, mida praegu arutatakse, saadetakse osa kõrgelt rikastatud uraanist kolmandasse riiki. See ei pea olema tingimata USA. Ja osa lahendatakse Iraanis rahvusvahelise kontrolli all, kuid varem teatati, et USA oli vastu sellele, et uraan satuks näiteks Venemaale, tänu Jumalale. Samuti märgitakse, et Iraan peaks vabatahtlikult loobuma uraani rikastamisest üldiselt. Trump esitles seda juba võiduna, kuid siin on üks nüanss. Viimases läbirääkimiste voorus nõudsid USA, et Iraan nõustuks 20-aastase moratooriumiga. Iraan vastas ettepanekuga 5-aastaseks moratooriumiks. Ja vahendajad üritavad siiani seda lõhet vähendada. Ja siin on kõige olulisem hetk. See tähendab, et Donald Trump on juba nõus sellega, et Iraani tuumaprogramm peatatakse vähemalt mingiks ajaks. Mitte likvideerida, mitte demonteerida, vaid peatada. Ja nüüd lubage, ma tuletan teile midagi meelde. 13. veebruar, 2 nädalat enne sõja algust teeb Trump karmilt avalduse. Tsitaat, meil ei ole vaja mingit rikastamist Iraanis. Me ei taha uraani rikastamist. Üldse mitte. Iraan peab sellest aru saama. Kas me lepime praegu kokku või lahendavad selle probleemi meie sõjaväelased? 1. märts samal aastal. Sõda on juba alanud. Trump lisab, tsitaat. Me ei ole vastu, peatasime nad. Meie eesmärk on Iraani tuumapotentsiaali täielik hävitamine. Ja see oht tuleb igaveseks kõrvaldada. 16. aprill ehk siis sõna otseses mõttes eile ütleb Trump, tsitaat. Nad nõustusid andma meile tuumatolmu, mis jäi maa alla pärast B2 lööke. Ma ütlesin neile, mul ei ole vaja lubadusi 20 aastaks. Mul on vaja, et seda relva füüsiliselt olemas ei oleks. Aga kõige silmapaistvama tsitaadi ütles Donald Trump aasta alguses. Tsitaat. Obama kirjutas alla paberile, mis kehtis 10 aastat ega lahendanud midagi. Mina saavutan kokkuleppe, mis lahendab selle küsimuse igaveseks. No, ma ei teagi, mida siin öelda. Trump ütles nii tihti ja nii valjud sõna igaveseks, et nüüd tundub 20-aastane leping väga kummaline, no pehmelt öeldes. Aga peamine šokk ootab meid kõiki ees. Axios'i allikate andmetel tsiteerin. Mõistmise memorandumi raames lubatakse Iraanil omada tuumauuringute reaktoreid meditsiiniliste isotoopide tootmiseks, kuid samas kohustub ta, et kõik tema tuumarajatised asuvad maapinnal. Olemasolevad maa-alused rajatised jäävad kasutamata. Jah, Iraanil jääb õigus alles. Õigus uraani rikastada ning tema tuumaprogramm täielikult ei kao kuhugi. Ja veel üks küsimus on see, et pole selge, kas vastastikuse mõistmise memorandum hõlmab Iraani ballistilisi rakette, kuhu kadus raketiprogramm. Ja küsimus tema toetuse kohta piirkondlikele käsilasjõududele. Iisraeli vabariiklastest sõjapistrikud. Washingtonis nõudsid varem, et neid teemasid arutataks kõigil läbirääkimistel Iraaniga. Nüüd on samuti teada, et Iraan nõuab endale õigust müüa naftat vabalt turuhindadega ilma sanktsioonideta. Iraan nõuab osalemist ülemaailmses finantssüsteemis. Aga nad ei taha ka niisama lihtsalt loobuda sellest, mis neil juba olemas on. Aga kus siis on Donald Trumpi saavutus, küsite te? On möödunud 1,5 kuud verist sõda ja tundub, et kõik liigub tagasi sinna, kus see enne oli. Aga see saavutus osutus väga kõlavaks. Neljapäeval teatas Donald Trump avalikult ajakirjanikele, et läbirääkimiste käigus nõustus Iraan tegema, tsiteerin, väga otsustava avalduse Iraani tuumarelva kohta. Ja kõik. Jah, te saite kõigest õigesti aru. Trump esitles võiduna seda, et Iraan lihtsalt väga otsustavalt lubab mitte toota tuumarelva, kuigi tal jäävad alles uraani rikastamise võimsused.
Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamused ja järeldused selle kohta selle saate kommentaaridesse. Ja kui soovite selle kanali tööd toetada, saate seda teha selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen teie annetuste eest tänulik. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!